Kas Kristjan Järvan on idioot? Ma ei tea, aga lugedes intervjuud, mille ta hiljuti Delfile andis, siis tekkis küll küsimus, et mis selle inimese peas toimub või siis pigem ei toimu. Kui see teemapüstitus tundub sulle ebaviisakas, siis ma olen täiesti nõus. See on väga ebaviisakas teemapüstitus ja üldiselt ma üritan hoiduda isikulisest kritiseerimisest, pigem üritan rääkida ideede ja argumentide tasandil, aga üks kord aastas vähemalt teen ma sellest põhimõttest erandi ja aasta 2024 erandi teenis välja Kristjan Järvan selle haige intervjuuga. Nendele, kes kuulevad seda nime ja mõtlevad, kes kurat on Kristjan Järvan. Tallinlastele teadmiseks tegemist on meie värske abilinnapeaga erakonnast Isamaa. Täpsemalt on tegemist värske transpordiala abilinnapeaga Tallinnas. Laiemale üldsusele on ta tõenäoliselt teada kui endine ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister. Seda siis aastatel 2022–2023. Lihtsamatele inimestele nagu mulle, aga võib ta olla peaasjalikult tuttav seoses sellega, et enne ministriks saamist oli ta tegevjuht sellises ettevõttes nagu Saab Dominant OÜ. Saab Dominant. Aga see oli ettevõte, mis siis käitas või ma eeldan, et siiamaani, ma ei tea, kuidas praegu seis on, aga sellist äppi nagu Immortalis või Immortalis, kuidas iganes seda hääldada, mis oli omal ajal ära mainitud ka Pealtnägija saates seoses kunstliku viljastamisega. Nimelt oli see selline äpp, mis pidi siis kokku viima maksejõulisi mehi ja mu lemmik väljend siin kõrge kvaliteediga naistega. Selles nišis püüab edu saavutada rakendus nimega Immortalis, mis eesti keeli viitab surematusele ja on sisuliselt andmebaas, kust potentsiaalseid emakandidaate võivad otsida hoopiski maksejõulised mehed. Sõltuvalt detailidest maksab ligipääs andmebaasile 1000 kuni 10 000 eurot aastas. Idee autori ja platvormi vedaja Kristjan Järvani sõnul on portaali eripära naiste kõrge kvaliteet ja meeste majanduslik kindlustatus. Nimelt oli äpi mõte siis viia kokku rikkad mehed naistega, kes siis mõlemad soovivad saada lapsi, ei soovi omavahelist mingisugust romantilist suhet, aga soovivad mõlemad olla lapse vanemad. Mõte olevat siis selles, et leida see sobiv vastassoost isik, siis ühel on emakas, teisel on sperma ja raha ja siis ette juba lepitakse kokku, et kuidas hakkab toimuma siis lapse kasvatamine ja hooldusõiguse teostamise küsimused, ma eeldan ja nii edasi. Pealtnägija andmetel siis liikmesus sellise äpi kasutamisel maksab 1000 kuni 10 000 eurot aastas. Ma ei tea, kas naised ka sellest maksavad või ainult siis need mehed, aga ma eeldan, et selle kõrgema maksespektrumi otsas on ainult mehed. Ja nüüd, kui mõni naine, kes parasjagu seda vaatab ja tahab väga emaks saada ja ei ole seda sobivat partnerit ja mõtleb, et vaataks seda äppi, siis mõelge väga hästi järele, et kui on selline rikas mees, no nii rikas, et aastas 10 000 paneks ja aastas 10 000, eks mitte ühe korra, vaid aastas 10 000 paneks magama selle alla, et leida seda emakaga naist, kes oleks nõus temaga lapsi saama. Eelduslikult on ta omapärane tegelane, sest väidetavalt, eks ole, naised kõik ajavad rikkaid mehi taga, ehk siis nendel rikastel meestel peaks olema võrdlemisi lihtne leida naisi, ma ei tea, pole kunagi rikas mees olnud, aga mõelge nüüd, et ta on nii rikas, aga peab ikkagi kasutama seda äppi. Okei, teoorias kõlab hästi, et lepitakse kõik ette kokku, aga kujuta ette, et tal on nii palju raha, et ta võib sinuga elu lõpuni vaielda ja sa oled temaga elu lõpuni selle lapse kaudu seotud. Ja kuigi asju saab ette kokku leppida, siis ega kokkulepped ei ole kivist. Igat kokkulepet saab vaidlustada. Mitte, et see vaidlustamine edukas oleks, aga seda saab vaidlustada ja igat inimest iga kokkuleppe pinnalt on võimalik kohtusse tirida. Ja kujuta ette, et ühel osapoolel on nii palju raha, et ta võiks lõpmatuseni kohtusse tirida. Okei, nüüd ma läksin teemast hästi kõrvale. Ühesõnaga Järvan oli see tüüp, kes oli siis Saab Dominant OÜ tegevjuht. Pärast seda sai Isamaa liikmena ministriks järsku hoobilt ja siis nüüd on ta Tallinna abilinnapea, kes tundub minu jaoks kahtlane. Ütleme viisakalt, kahtlane. Aga miks? Lähme siis selle intervjuu juurde. Delfis 1. mail 2024. See on siis Delfi roheportaalis. Loo pealkiri on siis intervjuu transpordiala abilinnapea Järvan, autoomanike kiusamine tuleb lõpetada. Kusjuures see Delfi kooloni stiil on minu arust täiesti haige. Nad panevad kooloni ja panevad lause. Nii et tavalugeja kiiruga vaatab, et kas see inimene ütles nii, tegelikult see ei ole tsitaat. Nad ei vormista ka seda korrektselt tsitaadina, sest jutumärke siin ei ole. Ometi jäetakse mulje, nagu oleks inimest tsiteeritud. Ma ei tea, kas see ongi meedias eetiline, mulle tundub see ausalt öeldes väga ebaeetiline, aga no see selleks. Aga kokku on see võetud lugu alguses nii, et veidi üle 2 nädala ametis olnud Kristjan Järvan suunaks jalakäijad liiklema tunnelitesse või sildadele, et nad autodest eraldada. Algab siis lugu sellise sissejuhatusega, et Tallinna vastne transpordi eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan Isamaa erakonnast peab oma peamiseks tööülesandeks autojuhtide eest seismist. Ta on seisukohal, et autoga liiklejaid on juba liialt kiusatud ja nende heaolu tagamiseks peaks kompromisse tegema pigem teised liiklejad, nagu jalakäijad. Ja ma ütlen alustuseks, et kui täiskasvanud inimesed kasutavad mõistet kiusama, siis see on minu arvates niivõrd
Vale. Kiusamisega tegelevad lapsed, kelle aju ei ole veel täielikult välja arenenud ja vahel nende käitumisele ei olegi head põhjust, lihtsalt käitutakse valesti. Võib-olla see kiusaja ei adugi päris hästi oma käitumise tagajärgi, sest ta aju ei ole veel välja arenenud. See, et täiskasvanud inimesed teineteist kiusavad, tundub mulle nagu selline ülidramatiseeritud väljendusviis. Aga okei. Siin on alguses ära märgitud, et kuigi Järvan ütleb esmalt, et ta ei plaani sekkuda linna planeerimise valdkonda, mille eest vastutab Tallinnas nüüd Madle Lippus, siis tunnistab Järvan lõpuks kavatsust nügida kolleegi endale sobiva suuna poole. Nii, esimene küsimus. Kristjan Järvan, millega teie peamiselt liiklete? Väga erinevate vahenditega. Jalgsi, ühistranspordiga, sõidu jagamisega. Pange tähele, kuidas ta väldib tunnistamast, et ta võiks autoga liigelda peale siis sõidu jagamise. Aga see on päris naljakas, kuidas nagu kogu see jutt hakkab kiskuma selle ümber, et kuidas autoomanikke ja autoga liiklejaid tuleb kaitsta, aga ega ta enda huvidest siin ei seisa, tema ja autoga ei sõida. Ja ega mina ei tea, kas ta sõidab autoga või mitte, kas ta näiteks on autot või mitte, sest liiklusregistrile suvalised inimesed suvalistel põhjustel ligi ei saa. Küll aga kinnistusraamat ütleb mulle, et ta peaks Tallinna kesklinnas elama. Eeldusel, et ta elab selles kohas, mille omanikuna ta on kinnistusraamatus kirjas. Nii et vähemalt nii paljugi siis, et Kristjan Järvan tundub elavat Tallinna kesklinnas, et ei ole vähemalt tulnud mingisugune rikkur Porschega kuskilt Tabasalust rääkima sellest, kuidas Tallinnas autojuhte kiusatakse. Siis küsitakse Järvanilt, et aga miks te seda abilinnapea kohta soovisite ja mida te oma peamiseks missiooniks peate? Ja Järvan vastab, aastate jooksul on järjest kiusatud autoomanikke ja näitena toob ta siis automaksu ja ütleb, et autoomanikelt on õigusi vähemaks võetud, näiteks siis automaksu näol. Ma ei poolda automaksu, aga ma ei nimetaks seda ka autoomanikelt õiguste äravõtmiseks. See on lihtsalt raha võtmine autoomanikelt riigikassa täitmiseks. Igatahes väidab Järvan siin, et see autoomanike kiusamine ongi siis kuhjunud nii tugevalt, et see on põhjus, miks Isamaa liikmena oli transpordi abilinnapea koht mul oluline. Ehk ta ütleb otse, et ta tulebki autojuhtide eest seisma sinna kohale. Kurb. Nüüd küsib ajakirjanik, ütlesite Vikerraadios, et mina olen see, kes kaitseb, et autoomanike huvidest lihtsalt üle ei sõideta erinevate liiklusvahenditega. Milliste liiklusvahenditega praegu autojuhtide huvidest üle sõidetakse? Muidugi ta ei vasta sellele küsimusele, ta ei vasta sellele, et milliste liiklusvahenditega autoomanike huvidest üle sõidetakse, mis on jällegi väga dramaatiline väljendus. Ta hakkab rääkima hoopis fooritsüklitest ja rohelistest lainetest. Siin võib muidugi nõustuda, et suuremate magistraalide puhul oleks loogiline, et fooritsüklid on lahendatud nii, et autojuhid saaksid sujuvalt rohelise lainega sõita, et nad ei peaks asjatult pidurdama ja kiirendama, sest see on halb keskkonnale, nii müra kui heitgaaside kui kõige muu mõttes, et selles suhtes loomulikult sujuvad fooritsüklid oleks toredad. Muidugi lõpus on ta tsitaat siin, fooritsüklid on paigast ära ja seal on ka poliitiline küsimus, et keda me roheliste lainete puhul eelistame. Lisaks räägib siin Järvan siis sellest, et punased rattateed on suuresti ebaõnnestunud. Jällegi, sellega võib ka nõustuda, on küll ebaõnnestunud. Järvan ütleb, et näha on nende madal kasutus, sest need tunduvad ohtlikud. Need mitte lihtsalt ei tundu ohtlikud, need ongi ohtlikud. 2 minu lemmiknäidet. Esiteks mul siin kodukandis Pärnu maanteel. Kui sul on surmasoov või sa soovid adrenaliini laksu, siis tule ratta või tõuksiga mööda Pärnu maanteed. Hakka sealt kesklinnast tulema, tule üle selle viadukti ja tule siis siit, kus on näiteks Tondile parempööre. Praegu on küll Tondi ülesõit remondis, ehk praegu ei ole see niivõrd teema, aga muul juhul sa oled selle punase joone peal, ümberringi on sul autot, sul võib mõlemal pool olla mingisugune linnaliini buss, sul võib olla suur rekka mõlemal pool. Iga kord, kui sust mingi suurem auto mööda läheb ja nad lähevad väga kiiresti, siis tunned mõnusalt, kuidas värised mõtled, kas ma kukun pikali ja kas keegi sõidab mul pea otsast. See on jumala rets ja üks hullemaid kohti, kus ma ise ei ole ratta või tõuksiga küll käinud, aga autojuhina alati mõtlen, et kui Kristiine keskuse juurest minna mööda Endla tänavat kesklinna poole. Väga paljud võtavad sealt suuna superministeeriumi poole, ehk siis lähed Endla tänavalt ja siis kõik vahetavad tavaliselt üle 2 rea, sest parempoolne rida on bussirida, seda teoorias tohiks sinna peale sõita alles pärast ristmiku ja siis seal vahel on jälle selline punane rattatreip. Ma mõtlen nagu vaesed ratturid, kes näiteks tehnika poolt tulevad, teevad parempöörde Endlale ja siis nad satuvad põhimõtteliselt surmalõksu sinna. Ühesõnaga nende 2 asja osas võib Järvaniga nõustuda, et jah, et rohelisi laineid, fooritsükleid võiks siin edendada küll suurematel magistraalidel ja rattateed võiksid olla normaalsemad, aga umbes siit mõistlik jutt ka lõpeb, sest edasi tuleb siis ajuvabadus. Nimelt küsib ajakirjanik, Tallinna koalitsioonileppes on punkt, tagame jalakäijate ohutuse linnas ja uuringud näitavad, et autode väiksem kiirus on jalakäijatele ohutum ja nende tõenäosus õnnetuse korral ellu jääda kasvab märgatavalt kiiruspiiranguga 30 km tunnis. Ometi olete öelnud, et tahtsite koalitsiooni kõnelustelt tagasi minna heasse aega, mil kiiruspiirang oli 50 km tunnis ja pooldate isegi kiiruspiirangut 60 km tunnis. Kuidas see siis omavahel kooskõlas on, et ühelt poolt lubatakse tagada jalakäijate ohutus ja teiselt poolt siis tahab Järvan isiklikult väga hirmsasti, et oleks kõrgem lubatud piirkiirus ja selle peale ütleb Järvan väga lihtsalt.
Nad peaksid olema erinevates liikumistrajektoorides ja koridorides. See on kõigile kõige ohutum ja kõige sujuvam. Ajakirjanik küsib, olete Tallinna peatänava kohta öelnud, mis meil on selle vastu, kui on rohkem ruumi jalakäijatele või jalgratastele ja rohelusele? Tingimus on see, et me ei saa autojuhtide jaoks elu halvemaks muuta. Ajakirjanik küsib selle peale, et kust see ruum siis tuleb? Järvan vastab, füüsiline maailm ei ole kahetasapinnaline. Erinevad tasandid on täiesti võimalik saavutada ja üle tuleb vaadata ka, kuidas on täna kinnisvara kasutatud ka ratta- ja jalgteedel. Hea näide on Narva maanteel Tallinna Ülikooli lähedal, kus on väga palju ruumi jäetud jalakäijatele ja sinna mahub vabalt ka jalgratas ära. Käib Kristjan Järvan, kes on päriselt liigelnud Tallinna Ülikooli ees, ütleme alates sealt Keskerakonna peakontorist kuni siis selle Selverini, mis seal on Narva maanteel, sinna vahele jääb siis Tallinna Ülikool. Mis seal tehti, oli see, et enne oli mõnus lai kõnnitee, kuhu inimesed kenasti ära mahtusid ja siis tõmmati sinna need punased rajad maha ja inimeste jaoks on seal ülivähe ruumi jäänud ja seal on palju rahvast, sest seal on ülikool, seal samas tudengid tuleb teatud aegadel nii palju sealt välja ja seal on trammipeatused, seal on bussipeatused ja siis sigri-migri nende peatustega seal on see rattatee ja see sööb suurema osa kõnniteest ära ja see on Järvani arvates hea lahendus. Tegelikult ka. See on esimene punkt, kus ma ütlen, et see inimene on idioot, kui ta arvab, et see on hea lahendus. Nüüd küsib ajakirjanik. Kui ütlete, et linnaruum saab olla mitmetasandiline, siis kas mõtlete, et jalakäijad tuleks suunata maa alla, nagu on varemgi Tallinnas tehtud? Järvan vastab, kõik variandid on laual. Ajakirjanik proovib täpsustada. Nii et te pooldaksite seda, et jalakäijad võiksid mingites kohtades kõndida tunnelis? Järvan vastab, või sildadel. See on kõik lahtine ja linnaplaneerimise ülesanne, sinna ma ei sekku. Selgelt on olemas alternatiivsed lahendused, mis ei tule kellegi teise arvelt. Autoomanikel ei tohiks olukord hullemaks minna ja kui see tingimus on täidetud, siis ka kõik muu saab linnaplaneerimisega ära teha. Küsimus ongi tahtes. Punkt 2, kus ta on idioot, sellepärast, et kuidas see ei tule kellegi teise arvelt, kui sa suunad jalakäijad tunnelitesse ja või sildadele? Sealt peab kuidagi üles saama. Sealt peab kuidagi alla saama või vastupidi tunnelite puhul. Sul on inimesed, kes ei saa vabalt treppidest üles alla kõndida, siis sa pead looma ka neile liikumisvõimalused. Kõik see maksab raha. Kust see raha tuleb? Kelle taskust? Ja kelle jaoks see linn üldse on? Kas autode jaoks või? Ei, linn on elamiseks inimestele, mitte autodele. Tundub, et Järvan tahaks kõik Tallinna suuremad magistraalid muuta kuradi Laagna teedeks. Ma olen aasta aega elanud Houstonis, täielik autolinn ja see on kohutav. Kui keegi teist on USAs käinud, siis te teate, kuidas seal jalakäijana on. Näiteks, kui ma tahtsin ülikoolist minna bussiga lähimasse suuremasse toidupoodi, siis bussipeatus oli sellises kohas, et bussipeatusest jõuda toidupoodi pidin ma jooksma üle linnasisese kiirtee. Ja ma olen neid lugusid nii palju veel kuulnud ja näinud ja kogenud USAs, kuidas totaalselt, absurdselt, jalakäija vaenulikult on kõik lahendatud ja tundub, et Järvani visioon on ka, et jalakäija kadugu eest ära, et autojuht saaks rahus sõita. Selle kohta üks tore tuttav jagas Facebookis ka kaunist miimi, et tavai, lükkame kõik inimesed maa alla. Alternatiiv oleks, eks ole, autod maa alla lükata, nagu näiteks Oslos. Ma kujutan, et mingid inimesed läks praegu jube närvi. Kuidas sa julged öelda, et autod peaks maa alla minema? Seda ei saa, see on kallis, see on halb. Jah, lükkame jalakäijad eest ära. Muidugi, nagu Järvan siin ise on ka öelnud, siis tegelikult linna planeerimine ei ole üldse tema rida, see pole tema teema on transport ja siis nad lähevad intervjuus ühistranspordi teema juurde ja räägivad ühistranspordi kvaliteedi suurendamisest. Ajakirjanik küsib, aga kui eesmärk on kasutajate arvu suurendada, siis peab ju kuskilt tulema juurde inimesi, kes praegu ühistransporti ei kasuta. Millegi arvelt peab see tulema, sest kuidagi liiklevad need inimesed ka praegu. Milline on siis see peamine liikumisviis, millest inimesed ühistranspordi kasuks loobuvad? Järvan vastab. Ma arvan, et jällegi on siin erinevad võimalused, millest nad loobuvad, aga peamine asi, mille arvelt see tuleb, on ühistranspordi kvaliteedi tõus. Okei, geenius, aga sa ei vastanud küsimusele. Ajakirjanik küsis, et kelle sa siis sinna ühistransporti suunad ja mis liikumisviisi arvelt siis see ühistranspordi kasutajate arv suureneb ja tema vastab, peamine asi, mille arvelt see tuleb, on ühistranspordi kvaliteedi tõus. Ajakirjanik küsib, tuleb see siis jalakäijate, ratturite või autojuhtide arvelt? Järvan vastab, kõigi. Ma ei mäleta enam, kus mul lugemine pooleli jäi, et mitmes punkt see on toetnamaks järeldust, et Kristjan Järvan on idioot, aga come on, Simmo. Ühistranspordi kvaliteedi edendamise eesmärk ei ole jalakäijaid või rattureid tänavalt bussidesse lükata, vaid eesmärk on autostumist vähendada. Miks istuvad autojuhid ummikus, kas jalakäijate ja ratturite pärast või? Ei, sellepärast, et autosid on palju. Kõige tõhusam viis, kuidas ummikuid vähendada, on autosid vähendada. Ükskõik kui rohelised sufooritsüklid on, siis lihtsalt füüsiliselt, kui autosid on liiga palju, tekivad ikkagi ummikud. Ilmselgelt on ühistranspordi kvaliteedi tõstmise eesmärk suunata inimesed autodest ühistransporti, aga muidugi seda ei saa ju Järvan tunnistada, sest see tema enda sõnul oleks ju autojuhi kiusamine. Teate, mis oleks lahendused? Ja neid natukene on Tallinnas juba. Pargi- ja sõidalahendused. Tallinna veebilehe andmetel on praegu neid Tallinnas
6. Oru, Pirita, Kalevi, Väike-Õismäe, Gonsiori ja Laagri pargi- ja reisilahendused. Neid peaks olema rohkem, nad peaks olema suuremad, need parklad. Vähemalt siin Kalevi oma on päeval alati täis. Ajakirjanik jätkab. Olete väljendanud seisukohta, et keelud ja piirangud auto kasutamise vähendamiseks ei toimi, aga kui autojuhil on mugavam liigelda autoga kui bussiga, siis miks ta peaks valima bussi? Järvan vastab. Ei peakski. Ta peaks bussi valima siis, kui buss on tema jaoks parem. Ja linnavalitsuse ülesanne ongi, et ühistranspordi kvaliteet oleks parem, mitte et autodel oleks elu raske. Jah, kes tahaks, et autodel oleks elu raske? Autode elu on juba niigi raske, vaesed autod. Ajakirjanik küsib, aga kuidas siis ühistranspordi kasutajate arv suureneb? Ajakirjanik ikka siin ei jäta jonni, üritab nagu vasta loogiliselt. Järvan vastab mitte väga loogiliselt. Nimelt ta ütleb, teiste arvelt. Tema võib jääda oma autosse, meil on vaba riik ja vaba linn, inimesed teevad endiselt oma otsuseid ise. Meie suurendame ühistranspordi kasutajate arvu vabatahtlikkuse alusel selle tõttu, et me suurendame ühistranspordi kvaliteeti, mitte selle tõttu, et me nüüd järjekordselt peaks hakkama kiusama mõnda autoomaniku. Püha müristus. Ja siin ajakirjanik küsib siis täpsustuseks üle, et saan ma õigesti aru, et peate kiusamiseks madalamaid kiiruspiiranguid ja jalakäijate prioritiseerimist. Järvan vastab, mitte ainult. Ka see, kui sõiduteele pannakse lihtsalt lillepott, väga selge kiusamisformaat. Ma ei tea, 7. korda Kristjan Järvand käib. Esiteks, madalad kiiruspiirangud on tema arvates kiusamine. Vaata neid kuradi autojuhte. Just oli siin samas Pärnu maantel paar päeva tagasi uudis, kuidas keegi, siis kui oli elektrikatkestus ja foorid olid maas, siis autojuht ajas jalakäija alla. Sellepärast, et kuigi teisel rajal auto oli juba peatunud, autojuht, ma ei tea, ei märganud. Mul endal lähikondsel juhtus siin mõni kuu tagasi Tehnika tänaval. Mitu jalakäijat, kas 7-8 inimest hakkasid teed ületama, kui roheliseks läks ja auto sõitis neisse sisse, nagu bowlingumäng oleks olnud ainult inimestega. Ja mis juhtus? Autos oli palju lapsi ja täiskasvanu, kes siis korraks pööras ümber ja ups, kui tagasi pööras pea tee poole, siis oli juba roheline. Lihtsalt said inimest maha. Meil on sellised autojuhid ja sa arvad, et madal kiirus on kiusamine. Ma olen ka autojuht Tallinnas, mul on auto ja ma kasutan seda, aga ma olen ka jalakäija ehk ma ka kiusan autojuhte. Vaadake näiteks siin, minu kodu lähedal on selline reguleerimata ülekäigurada, mõlemal pool seda on valgusfoorid ja ma näitan teile klippi tipptunnist. Tipptund, vaadake, kuidas siin suunaga linnast välja on täielik ummik, eks kuhugi ei ole enam mahtuda, aga vaata autojuhid ikka veel pressivad. Ma näen juba kaugelt, et selle esimese raja peal olev auto normaalne inimene on ja ei hakka ennast pressima sõna otseses mõttes ülekäiguraja peale, peatub, laseb mul ületada. Vaadake teist sõidurada, täielikud debiilikud. Neil ei ole kuskile minna, nad lihtsalt pressivad edasi. Jalakäija on juba ületamas ülekäigurada, nad ikka pressivad edasi. Aga see sõiduteele lillepoti panemine, kiusamisformaat, see meenutab mulle ühte artiklit, mida ma sattusin lampi lugema mõni aeg tagasi Delfist, kus räägiti siis sellest, et kohalikud omavalitsused küsivad restorani ja kohvikupidajatelt raha selle eest, kui nood oma välikohvikud siis linna maa peale püsti panevad, et mingisugune üürisumma seal küsitakse selle maa kasutamise eest ja enamus siis ütlesid jah, et nad saavad sellest aru, eks ole, võiks olla madalam nii ja naa. Siin üks pitsa ja grillrestorani omanik Aivar Sööt oli kurtnud selle üle, et kurat, et teed selle terrassi sinna, aga sa pead tegema invaligipääsu ka kalte ja selle eest, selle maa eest, mis jääb kalte alla, pead ka veel maksma üüri. Ja siis siin on tema tsitaat Delfis, et seega kaotame juba 20% välikohviku alast, mille eest peame ikkagi tasuma. Kust neid invaliide nüüd küll tulema hakkab, ei tea. Väga inimlik suhtumine. Teine veel naljakam asi oli siin Tallinna vanalinna restoranipidajate hala. Nimelt on siin Meriton Old Town Garden Hotelli keegi esindajatest siin vingub selle üle, ja ma tsiteerin, linn oma roheprojekti raames on tekitanud Raekoja platsi istumispargi, mis paneb restoranide elu soikuma. See tähendab, et meie terrassidel ei tule enam nii palju inimesi, ehk linn taas toodab maksustatud terrasside ja tasuta istumisaladega konkurentsi. Nad on probleemidega pöördunud ka linnavalitsuse poole, kuid terrassitasude alandamise lootust ei paista kuskilt. Linn plaanib tasuta istumisalasid hoopis juurde luua. Kujutad ette, kuradi linnavalitsus loob tasuta istumisalasid vanalinna ja inimesed ei olegi sunnitud minema kuskile täiesti ülehinnatud kohtadesse maha istuma, et natuke vanalinnas nautida lihtsalt head ilma. No niimoodi need inimesed mõtlevadki, eks? Kuradi linn loob tasuta istumisalasid oma linna elanikele. Kujutate te ette? Nüüd natuke edasi küsib ajakirjanik Järvanilt. Teame, et väga palju autosid tuleb Tallinnasse just naabervaldadest. Milline on teie seisukoht valglinnastumise kohta? Järvan vastab, inimestel on vaba valik elada seal, kus nad tahavad ja kus neil on parem olla. No shit, Sherlock. On küll, jah. Küsimus on selles, et valglinnastumine toob keskusesse rohkem autosid. Kes mäletab Koit Toome hala, siis tema seal rääkis sellest, kuidas oi, Tallinnast Tabasalusse ei saa kuidagi ühistranspordiga. Mis võibki olla päris probleem, ja see probleem tuleb lahendada, et äärelinnadest või Tallinna äärealadelt saaksid inimesed normaalselt ka ühistranspordiga linna ja või oleks need pargi ja reisi lahendused hästi lahendatud ja toimivad. See on probleem ja et siin
transpordiala abilinnapea kuidagi kehitab hulgu, et elage kus tahate sellise küsimuse peale, see näitab seda, et ma ei ütle enam midagi. Lähme edasi. Nüüd jõuame kõige fantastilisema osani võib-olla isegi sellest intervjuust. Nimelt ütleb ajakirjanik, olete X-is ehk siis endises Twitteris väljendanud skeptilisust ka kliimamuutuste küsimuses. Näiteks kirjutasite alles hiljuti, ja siin on tsitaat, tants ümber CO2 molekuli jätkub. Pseudoprobleem nõuab 100 miljoneid. Tsitaat lõppend ja ajakirjanik jätkab. Tallinna transpordi tulevikuvisioon on aga paljuski ette kirjutatud just kliimakavades ja arengustrateegiates. Miks olete kliimamuutuste suhtes skeptiline ja kuidas viite ellu teie seisukohtadega vastanduvaid poliitikaid? Järvan vastab, ma ei ole kliimamuutuste suhtes skeptiline. Ma arvan, et kliima muutub kogu aeg. Tavai. Hea Kristjan Järvan, võta teadmiseks, et ilm ja kliima on erinevad kontseptsioonid. Ilm muutub kogu aeg. Kliima ei muutu kogu aeg. Mine kooli tagasi. Ja nüüd asi läheb järjest paremaks. Ajakirjanik ütleb, teadlased üle maailma on siiski üksmeelel, et inimtekkelised kliimamuutused eksisteerivad. Järvan vastab, mis teadlased? Kus kohas? Millest te seda järeldate? Ajakirjanik selgitab, võtame kas või valitsuste vahelise kliimamuutuste nõukogu raportid, milles on kindlaks tehtud, et inimtekkelised kliimamuutused toimuvad ja mõjutavad juba meie igapäevaelu. Järvan vastab, ma arvan, et te tsiteerite asju, kus arvestatakse sotsiaalteadlaste teadustöid, mis eeldavad, et kõik need kliimamuutused on reaalsed ja siis võetakse sealt protsent, kui palju on nõustunud. Sotsiaalteadlased ei ole kliimateadlased ja kasutada väitena, et kõik on ju nõus, on ebakohane. Autori märkus. IPCC raportid koosnevad mitmetest osadest, mille valmimisse panustavad tuhanded teadlased ja oma ala eksperdid üle maailma, nende seas bioloogid, geograafid, keskkonna- ja kliimateadlased ja paljud teised ning tõesti ka sotsioloogid. Ta ei saa aru oma jutu vastuoludest, ta ei saa aru iseenda silmakirjalikkusest, rääkimata sellest, et ta enda väliste argumentide mõtete vahel suudaks seoseid luua, ta ei suuda seoseid luua iseenda poolt välja öeldud asjade vahel. Nimelt, ajakirjanik küsib siis, et kui teie olete seisukohal, et inimtekkelised kliimamuutused ei ole päris, aga Tallinna arengustrateegia ja kliimakava lähtuvad tõsiasjast, et see nii on ja näevad ette ka poliitikaid, mis püüavad kliimamuutusi vähendada või nendega kohaneda, siis kuidas te neid poliitikaid ellu viite? Järvan vastab, mul ei ole midagi keskkonna vastu. Ma olen väga keskkonna poolt. NASA uurimustöö näiteks näitab, et tänu CO2 kontsentratsiooni tõusule on maakera oluliselt rohelisem. See on väga positiivne. Keskkonna ja kliimapoliitika eesmärk võiks olla ka see, et maakera on rohelisem. Küsimus on, mis on Tallinna strateegiate eesmärk? Keskkonnasõbralikum linn, ma olen väga selle poolt. Kui nüüd Kristjan Järvan sellest uurimustööst järeldas, et me peaks rohkem CO2 atmosfääri paiskama, siis jällegi mine kooli tagasi. Rohelisemat Tallinnat tahaks küll, aga suurema heitgaaside arvuga me seda rohelisemat Tallinnat ei saavuta. Me saavutaks seda näiteks sellega, kui linna isad ja emad tagaks selle, et istutataks rohkem puid ja võetaks vähem puid maha. Aga miks see lõik on eriti tähtis, on minu arvates see, et pani tähele, eks ole, et Järvan arvas siin, et on jube kaval, aga vaadake, NASA ütles, et mida rohkem CO2, seda rohelisem planeet, Tuletan meelde, et mõned küsimused tagasi ütles ajakirjanik Järvanile, teadlased üle maailma on siiski üksmeelel, et inimtekkelised kliimamuutused eksisteerivad, mille peale Järvan küsis, mis teadlased, kus kohas, millest te seda järeldate? Lähme NASA veebilehele. Inglise keeles on siin küsimus, et kas teadlased nõustuvad, et kliimamuutus eksisteerib või et kliimamuutus on reaalne nähtus. NASA veebilehel on vastus. Jah, suurem enamik aktiivselt publitseerivaid kliimateadlasi, 97% aktiivselt publitseerivatest kliimateadlastest nõustuvad, et inimesed põhjustavad globaalset soojenemist ja kliimamuutust. Nii et need 97% teadlastest, kallis Kristjan Järvan, ülemaailmselt avaldatud selle sama kalli NASA poolt, kelle uurimustööd sa nii uhkelt siin jagasid oma intervjuus. Just see fakt, et sa nagu võtad selle mingisuguse ühe uurimustöö, mis tundub sulle sinu argumenti toetavat ja ütled, aga vaadake seda, viskad selle täiesti konteksti väliselt, ütled, aga CO2 on ju hea, maailm läheb rohelisemaks. Sa totaalselt ignoreerid seda, et see sama asutus ütleb sulle ka selgelt, jah, inimtekkeline kliimamuutus on päris. 97% kliimateadlastest nõustuvad. Ja siin intervjuu lõpus tsiteerime ühte lauset Järvanilt. Ma seisan ka kõigi teiste liikumisvahendite eest, sest liikumine ongi Tallinnas tervik. Ei usu, Kristjan. Ausalt enam ei usu. Pärast seda intervjuud ma ei usu, et sa seisad jalakäijate ja ratturite eest. Selle intervjuu pinnalt ma näen, et sa soovid jalakäijad ja ratturid autotee eest ära koristada, et autodel oleks linnas lihtsam. Seda ei saa absoluutselt nimetada jalakäijate ja ratturite eest seismiseks. Seda saab nimetada idiootsuseks. Ja kui sa nüüd arvad, et mu vingi ja hala on lõppenud, ei ole, sest siin lõpus ma tulen hoopis algusesse tagasi. Ma esmalt märkasin seda intervjuud Järvaniga Redditi Eesti grupis, kus ka inimesed
imestasid nende seisukohtade üle, aga kui ma selle artikli lahti tegin, siis püüdis mu pilku kõige rohkem see pilt. Nimelt seisab Järvan siin Vabaduse väljaku ristmikul. Ja see ristmik on üks kuradi hea näide sellest, kui neetult autosõbralik ja autokeskne on Tallinn. Kes on Vabaduse väljaku seal ristmikul käinud, teab, et seal on massiivsed sõidurajad, seal on väga palju sõiduradasid, väga palju liiklust ja väga tillukesed ohutussaared jalakäijatele ja lühikesed fooriajad jalakäijatele. Nüüd, kui see esimene kevadlaine käis Eestis, siis me läksime perega õhtul vanalinna seiklema. Laps oli tõukerattaga, sõitsime trammiga siis Vabaduse väljaku peatusesse, ületasime siis rohelise foori ajal Pärnu maanteed ja jäime siis sinna ohutussaarele, et ületada Estonia puiesteed. Ja see ohutussaar on nii väike ja seal õhtul 6-7 vahel oli nii palju rahvast, et kui me teelt üle läksime, siis ma niimoodi lükkasin käega sinna ohutussaare peale, ise võtsin ühes käest tõuksi ja sõna otseses mõttes seisin autotee peal. Juhuslikult seisis seal naisterahvas, kes oli väga heledates niimoodi valgetes beežides toonides, väga suurte huultega ja kui laps talle vastu läks, siis ta niimoodi vaatas niimoodi õudusega, et kas keegi läks mulle vastu. Vahva inimene nagu ta oli, siis ta ei pressinud ka ennast rohkem sinna saare keskele, sest tõele auandes, seal ei olnud ka väga ruumi, kuigi natuke kokku poole saaks ikka pressida, eks ole. Lõppastmes me ei mahtunudki sinna turvasaarel ära. Ma seisingi autotee peal, hoidsin niimoodi kätt lapse selja taga, et tema seisaks ohutussaarel, selleks, et oodata ära see roheline tuli. See on julmalt jalakäija vaenulik ristmik ja autojuhina, kes on Tallinnas autos sõitnud, ma ütlen, siin on väga mugav kesklinnast autoga läbi sõita. Oluliselt lihtsam, kui enamikes Euroopa pealinnades südalinnast läbi sõita oleks. Et mis ma siis selle loo lõpus järeldan? Mina järeldan, et minu isiklikul hinnangul on Kristjan Järvan mitte kõige teravam pliiats karbis. Need vastused, mis ta siin intervjuus andis, ei olnud loogilised, ta esitas väga silmakirjalikke ja rumalaid seisukohti ja minul on kahju, et Isamaa sellise inimese pulti on lükanud. Aitäh tähelepanu eest ja järgmise korrani!